Mis sa arvad, kuidas meil täna läheb? Kui me proovime näiteks helistada, ma ei tea, me võiksime ju esimese hooga võtta ja helistada panka. Näiteks. Proovime. Mis see vanamehe mure võiks nagu olla? Mis tüüpi mured tal tekivad? Et tal on nagu pangakaart, aga ei saa raha kätte või ei oska sellelt raha Äkki ta tahab vahetada väikese hilinemisega oma kroonid eurodeks näiteks, aga väikese hilinemisega. Olen kogunud raha palju, kõik siin, nüüd tuleks, ei saa poes osta sellega, tahaks ära. Nüüd olen valmis. Olen valmis. Ma nüüd vahetaks. Aga teeme siis niimoodi, et me valime välja Swedbanki numbri ja siis vanamees astub dialoogi sealse klienditeenindajaga. No proovime teeme niimoodi. Swedbanki nõustamiskeskus, Kristiina tuleb tere. Halloo, Kristiina. Kas sa palun rääksid nagu kõvepidi? Jaa, kuulan teid. Palun veel natuke kõvepidi. Ma proovin. Teid. Kristiina? Jaa. Kas sa saaksid mind palun aidata? Mis küsimus teil on? Ma olen raha kogunud, tahaks ära vahetada eurodesse. Hallo? Ja teil on arvel need valuutad, mida te soovite vahetada? Mul on kodus raha. Sularahas? Jah. Siis te peate tulema panga kontorisse dokumendiga ja seal saate siis... Kuhu? Mis on teie täpne küsimus? Kas te soovite valuutat vahetada? Jah. Tahaks raha vahetada. Kroonisi. Raha vahetada kuidas? Kas suuremad kupüürid, väiksemad kupüürid või valuutavahetus? Need on kõik ühe suuruse. Need on sama suured, aga kortsus. Kuidas? Need on kortsu läinud, kas siis ka saab? No siis pangatöötaja analüüsib seda raha tähte ja ütleb teile koha peal, kas on võimalik vahetada või mitte. Kas sina oled ka seal? Meie oleme kõnekeskus, töötajad, klienditeenindajad asuvad kontoris, kes füüsiliselt saavad raha tähe üle vaadata ja siis teile vastata, et kas nad saavad vahetada või ei. Aga kas ma tohiks sinu juurde tulla selle raha tuua ära? Te võite astuda läbi ükskõik millisest Swedbanki panga kontorist, mis tegeleb sularahaga. Hea küll. Aitäh sulle, tütrake. Jah, aitäh. Kõik head. Väga professionaalne nagu teenindus, ütleks. Kristiina pidas väga hästi vastu. Jah. Väga tubli. Olete te nõus, et me teeksime ühe kõne nagu veel? Jaa. Mul on väga lõbus nüüd oovata. Teeme ühe kõne veel, kus näiteks vanamees küsib teed Raekoja platsile. Mis ennast peaks olema lihtne ja selge, eks, aga vaatame, kuidas moodi tegelikult sind juhatatakse siis. Ja mis küsimus vanamehel võivad tekkida sellel keerulisel teekonnal. Selge. Infoliini helistame, eks. Tere, Karikule, kuidas sa näidata? Halloo. Ja tere. Tere. Ma jõudsin just Tallinnasse bussijaama. Ma tahaksin saada siit Raekoja platsile. Oskad äkki öelda, mis teed ma võiksin minna? Jala soovite minna siis või? Jaa. Ja, kohe vaatan. Pitsu, tule siia! Kutsu! Oodake, palun, mul koer hakkab ära jooksma, oodake. Pitsu, tule siia! Kurga! Jah, halloo? Jah. Pitsu! Mul on vaja kohtumisel jõuda, äkki saaks natuke kiiremini. Selles bussiga ei taha minna või? Et bussiga saaks ka? Aga ma ei ole Tallinnas varem käinud, äkki oskate öelda mingid ilusad teed, kus saaks vaatamisväärsust vaadata? Juhkentali teed mööda siis. Juhkenta? Jah, Juhkentali. Kus see on? Ma olen praegu näoga Erki Joostki juures. Kui te tulete bussijaamast Pitsu! välja... Kutsu, tule siia! Eestuksest. Palun oodake üks moment. Ära võta seda! Ära võta seda! Jah? Kas küljeuksest või eestuksest tulete välja? Külje. Küljeuksest, siis keerake küljeuksest väljudes vasakule. Oot, mitte kiiresti. Vasakule. Siin on sein ees. Ei ole vasakule.
veel vasakule. Jah, kui välja. Pea hakkab ringi käima. Aga mis teete ise lähete tavaliselt? Tavaliselt juhkendpäli. See meeldib teile? Joo. Aga mis seal head vaatata on? Kõndige. Pitsu! Vabandust, koer hakkab ära jooksma. Oodake palju, Pitsu on siia! Kuhu sa lähed? No see oli mõistetav selles mõttes. Kas sa oleks ise ka toru ära pannud? Palju kiiremini. Jällegi väga professionaalne, et nii kaua vastu pidas. No igal juhul, mis me saime teada, et vanamees tegelikult päriselus ütleme väga hästi asjadega hakkama ei saa või et ta nõuab kannatust temaga suhtlemine. Absoluutselt. Aga ta tegelikult, ta kuidagi, see ongi tema see eriline võime, et ta selle kiuste kuidagi saab alati hakkama. Aga ta valib alati kõige lollima tee. Niisiis, vanamees, nagu näeme, on heas vormis ja kuidas me saame öelda, et kellelegi ta...